On pühapäev 2. august ja Põlvamaal kestmas kohvikute päev ja praegu oleme siin Savimäe külas Kallaku talus, kus ka tõesti kohvikute päeva mõnus meeleolu. Perenaine siin keskel Anneli Kõrt, aga ka peretütar, tuntud Eesti jalgpallur ja ka personaaltreener Renate Mehevets. Millega praegu tegelete? Siin pannkoogid vist? Hetkel küpsetan pannkooke, jah? Mitmes pannkook läheb juba? Tead ei oska öelda isegi. Päris palju on ikka tehtud neid juba. Kas olete pannkoogi tegija iga päev või? Ei ole, kindlasti mitte. Mis siis pannkoogid? Täna on pühapäev. Täna on pühapäev ja pühapäevad ja pannkook läheb ilusti kokku. Käib väga hästi kokku. Mida üldse arvate, et üks talupere, kus teie siin vist kõige vanemaks peretütreks kohvikute päeva teeb? See on selline tore ettevõtmine perega, et saab proovile panna ennast ja nautida. Õnneks on ilmaga ka vedanud seekord, et saab ilusat ilma nautida natuke midagi muud tehes. Kas on ka niimoodi, et võib-olla mõned teie jalgpallikaaslased tulnud siia külastama? Jaa, täna on juba käinud ja eile käisid mõned, et oodata on veel, nii et jah, tulevad, ma arvan, et igalt poolt kõik tuttavad kohale. Ja täna jääb vist treening vahel, ega sellest midagi halba ei juhtu? Pühapäeval ei olegi treeninguid. Ei olegi treeninguid. Kuidas üldse sportlastel see koroonaperiood möödus, kas saite kodus trendi teha või? Ja praegu on ikka täie hooga treeningud jätkunud. No koroonaperioodil pidi ikka kodus tegema, jah, et see oli kahjuks valitsuse poolt öeldud, mida tegema peab ja mida ei tohi teha, aga praegu on treeningud täies hoos ja kas jätkub ka endal aega sinna veidi proovida ja mis on siin kohvikute päeval enda lemmiktoit? Kuna ma magusasõber olen, siis ma arvan, et iga magustoit on omamoodi hea, nii et sinna magusa poole pigem valitsus. Ja siin on siis ka väike kohvikumaja, kus vist teie nooremad ööd ja aaseldavad. Ja see oli lastetuba, et varem seal oli üks ait, kus ütleme, et oli kõik tolukola kokku viidud, aga lapsed tegid korda ja tegid enda väikse jääsise kokteili kohviku sinna. Ja jõudu ja head kohvikute päeva ja edu ka spordis.